Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Täna hommikul jõustus siis Venemaa presidendi poolt ühepoolselt välja kuulutatud 3-päevane relvarahu. Meil on stuudios strateegilise kommunikatsiooni ekspert ja Riigikogu liige Peeter Tali. Tere päevast! Tere vabast Eestist! No, mis meil need rindesõnumid ütlevad, et kas see relvarahu paistab kuidagi välja ka rindel? Seda ma ei oska täpselt öelda, kas ta rindel paistab välja, aga mis puudutab nüüd Ukraina lindu, siis ta kindlasti välja ei paista, sellepärast, et Ukraina linnu ja pealinna Kiievit tabas ikkagi taas, ütleme, märkimisväärne droonirünnak ja nüüd viimaste päevade jooksul on Ukrainas olnud märkimisväärselt tsiviilohvreid ja ukrainlased ise on üldiselt, ma ei ütleks pessimistlikud, aga nad on selle vaherahu suhtes, nii-öelda vaherahu suhtes, jälle tahan alla joonida, väga pessimistlikud. Et kui venelased üleüldse midagi teevad või ei tee, et siis seda kasutatakse ettekäändena Vene vägede reorganiseerimiseks ja see eelmine nii-öelda vaherahu, mis pidi olema siis ülestõusmise pühade ajal, see ikkagi vaherahuna ei toiminud. See on õppetund. Venelased valmistuvad homme siis tähistama võidupüha, et kui kogu ülejäänud maailm tähistab teise maailmasõja lõppu ja 80 aasta möödumist sellest. Täna siis venelased traditsiooniliselt tähistavad seda 9. mail. Tuleb ka öelda, et ukrainlased on juba Moskvat kostitanud viimasel päeval droonirünnakutega ikkagi üksjagu. Ja viimasel 3 ööl on nad neid Moskvat kostitanud ja siis need Moskva ümbruse tsiviillennuväljad Vnukovo, Šeremetjevo, Domodjedovo ja Žukovski on vähemal või rohkemal määral olnud siis suletud ja ka sõjalennuväljad on saanud lööke. Ja nendel sõjalennuväljadel siis baseeruvad ka need venelaste vigurlennu eskadrillid pluss ka lennukid, mis peaks osalema siis sellel homsel võiduparaadil, nii-öelda võiduparaadil Punasel väljakul. Väliskülalisi vist väga palju ei tule ja nii nagu on kuulda, need, kes on sinna tulnud, on sinna saanud ka suurte raskustega, sest Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on siin Venemaa piiri ääres, on põhimõtteliselt ju sulgenud oma õhuruumi nendeks lendudeks, mis peaks mingisugused vippkülalised viima Venemaale. Nii on jah, ja Slovakkia peaminister Fico või Fico oli ka natukene pahane Eesti peale ja mina ei tea, pole tal põhjust midagi pahane olla. Ja kui nüüd vaadata külalisi, siis Vene infoagentuurid TASS ja nii edasi on raporteerinud, et seal on 29 riigi juhid. Eks see siis homme selgub, et kes seal siis päriselt on või keda ei ole. Aga mis on suur võit Venemaale, et seal on kommunistliku Hiina juht Xi Jinping, kes on teinud küll riigivisiidi, aga vahet ei ole, ta on paraadil kohal ja siis ka Brasiilia juht Da Silva, et need on nagu Brasiilia majandus on lihtsalt nii suur ja siis me oleme siin ka varem rääkinud, et on see siis nagu uus kurjuse telg, et kus on siis Venemaa, Iraan, Põhja-Korea ja Hiina ja et see Hiina on seal kohal, et see on märgilise tähtsusega. Ja nüüd Venemaa poliitiline kaotus on kindlasti see, et India peaminister härra Modi on öelnud, et algust pidi minema ja siis on öelnud, et ta ei osale, aga üks põhjusi, ta ütles küll seda varem, aga üks põhjusi oli ka kasvavad pinged India ja Pakistani vahel, et kus hetkel käib ikkagi, ütleme niimoodi, pinged on haripunktis ja sõjategevus käib, et seda teistmoodi kuidagi nimetada ei saa. Ei saa öelda, et venelased ei ole murelikud selle homse paraadi pärast, sest turvameetmeid, mitmeid on välja toodud juba näiteks nagu, ma ei tea, kui ulatuslik on see interneti takistamine ja mis selle mõte üldse on, aga tõenäoliselt õhukaitsesse panustavad nad palju. Ja nad on vedanud üle terve Venemaa kokku
kokku erinevaid õhutõrje ja õhukaitseüksuseid. Neid on veetud sinna kokku brigaadide ja divisionide kaupa, et see division on siis venelastel selline pataljoni rügemendi ekvivalent, et neid on sinna kokku veetud, on ehitatud üles ümber Moskva tsoneeritud mitmekihiline õhukaitse, tänavatel on näha siis Vene sõjaväelasi droonitõrje relvastusega, mis on siis elektroonilise sõjavahendid ja ka muud vahendid, aga noh, need droonid tulevad ikka läbi ja see, mida Ukraina president Volodymyr Zelenskõi ütles, et tema küll ei saa garanteerida kõrgete VIP-külaliste turvalisust ja siis ukrainlased valasid veel infosõjas õli tulle ka, ütlesid, et nojah, et need venelased ise teevad mingeid provokatsioone ja nad võivad ka ise korraldada ja mäletate küll, et nad alustasid teist Tšetšeenia sõda niimoodi, et FSB lasi mingid kortermajad Venemaal õhku, et saada siis ajend vallutada või noh, nad ei ole ju Tšetšeeniat vallutanud, aga saada Tšetšeenia oma kontrolli alla, et see infosõda käib täie tuuriga ja venelased on väga mures ja nad peakski olema õigusega mures, et sellepärast, mis juhtuda võib. Ja kui nüüd õhukaitse on Moskva ümbruses kokku tõmmatud, siis on ju aru saada, et kuskil mujal on seda märgatavalt vähem, mis kindlasti avab ukrainlastele ja droonioperaatoritele järgmised võimalused. Ja noh, kui sellest paraadist veel rääkida, et siis Sevastopol okupeeritud suur mereväebaas Krimmis, et seal jäeti paraad, see oli vist paar päeva tagasi, kui öeldi, et paraad jääb jälle ära. Aga no, venelased on seda paraadi ka nagu paraadi mõttes väga tõsiselt ette valmistanud. Mis võib homme juhtuda Moskvas? Ei tea, vaatame otse ülekannet, aga mis nüüd kindlasti juhtub, kui paraadist vaadata, et mul on väga raske uskuda, et ukrainlased võtaksid riski rünnata paraadi, kui seal on Hiina juht. Samas kiusatus on ju suur ikkagi venelasi kimbutada, aga nüüd mida venelased teevad, et nad on selle paraadi teinud pompöössema ja nüüd igasugused kremlinoloogid ja nii loevad märke ja noh, ega venelased paraadiga annavadki märke ja see paraadi märk on ikkagi näidata venelaste tohutut sõjalist võimsust. Kui varasemal 2 aastal, noh, tanke paraadil ei olnud, oli see sama legendaarne niinimetatud võidutank T-34, et noh, mis oli isegi naljakas, et siis nüüd venelased on selle väga põhjalikult läbi mõelnud ja paraadi proovides on osalenud siis moodsad tankid, mida ei ole näha olnud Ukraina rindel, et neid on siis toodud Moskva-Leningradi sõjaväe ringkonda, et mis siis on kõige moodsamad T-72 M3B, T-80 MV ja siis T-90 Prorõv. Seda imetanki T-14 Armata, mis on need paraadidel käinud, et seda ei ole peaproovidel näha olnud ja noh, et venelased saavad ise ka aru, et see on ikka nagu rohkem show business olnud, et seda pole seeriasse saanud. Ja mida nad veel näitavad õhutõrjesüsteemi S-400, siis näitavad droone, mis ukrainlastele põhjustavad palju peavalu, on siis need vaatlus- ja juhtimisdroonid Orlan, et kus Orlan ripub kõrgel, et sinna on oodata mingit lööki, siis Geran 2, mis on tegelikult Iraani Shahed 136 Vene toode ja siis muidugi ka ballistilisi rakette Iskander taktikalisi ja siis nüüd strateegilisi rakette Jars ja jälle see on see mäng tuumaähvardusega ja venelased on ka ju enne ähvardanud juba
ukrainlasi, et ei ole läinud vaja kasutada tuumarelva, aga kui et ja on ka läänt ähvardatud, öeldud, et ja me viime tuumarelva kosmosesse, tegelikult on rahvusvaheline kokkulepe, et kosmost ei militariseerita, kasutatakse vaatluseks, juhtimiseks ja nii, ja tuumarelva kosmosesse viimise mõte on see, et lüüa välja satelliitide süsteem, mis siis vaatleb ja peab sidet. Need on sellised ähvardused ja seda me saame näha, võib-olla seal on midagi veel ja vaatame tähelepanelikult, et kas venelased julgevad lennata või ei julge, et ka õhuparaade ei ole igal aastal peetud, aga see on see religioosne 80 aastat nii-öelda suure Isamaasõja võidust, mille peale on venelased ehitanud oma ideoloogia ja oma identiteedi viimase 20 üles. Sõja esimesel või teisel aastal me ikka veel küsisime, et mis võib juhtuda rindel 9. mail ja kuidas Venemaa seda märgib. Praegu vaatamata sellele, et sõjast möödub 80 aastat, ei ole seda mõtet ilmselt küsidagi, sest kuigi aeg-ajalt ikkagi luureandmed tulevad, et venelased võivad kavandada suuremat pealetungi, on praegu vist üsna selge, et millekski väga suureks seal rindel küll jõudu ei ole. Ei, et kindlasti ukrainlased venelasi kostitavad ja hetkel on siis Mordori fookus ikkagi Punasel väljakul ja Kremlil. Et venelastel on vaja tõestada oma rahvale, et nad on ikkagi võimas riik, et neil on tankid ja raketid ja kõik asjad olemas ja näidata seda ka oma muule maailmale. Et see on niisugune bütsantsilik religioosne paraad, et Venemaa on ju militariseerinud ennast täielikult sõjaaja mõtlemisele ja nüüd ka teise maailmasõja käsitlus on arenenud, et siin analüütikud ütlevad, et see on teise maailma käsitlus 3.0, mis ütleb, et Venemaa sõdib fašistliku või natsliku Euroopaga ja tegelikult on vaja siis likvideerida banderalased ja natsism Ukrainas, aga kõik ülejäänud on ka natsid. Prantslased, sakslased muidugi ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui nüüd rinde juurde vaadata, et siis ülesanded ei ole muutunud, et venelaste nagu peatähelepanu on ikkagi kätte saada Slovjanski ja Donetski oblastid, jõuda siis Dnepropetrovski oblasti piirideni ja siis on ikkagi Pokrovsk, Toretsk ja siin on see kaksiklinnastu Slovjansk, Kramatorsk, mida nad tahavad kätte saada ja siin surve käib. Ja nüüd, mida ukrainlased on siis ütleme niimoodi vastu teinud, et nad on taastanud siin positsioone Harkovi ja Belgorodi oblasti piiril ja survestavad ka siin Kurski oblastit, et eesmärk on venelasi siduda, aga rünnakud on ikkagi mitte väga intensiivsed, aga terve rindejoone ulatuses ja ütleme niimoodi, et viimastel päevadel on see rünnakute intensiivsus mõnevõrra langenud, kui lugeda seda kaotust raportit ja venelased on kaotanud vähem tanke, mis näitab, et nad ikkagi väga jõuliselt peale ei suru. Samas suurtükiväesüsteeme vigastatakse, hävitamiseks ei saa seda nimetada, ikkagi kümnetes. Nii et peatähelepanu on homme ikkagi mitte rindel, vaid Moskval. Absoluutselt Moskvas. Et esiteks ka, mida ukrainlased julgevad teha, et tervitada, nagu nad ütlevad Vladimirit 9. mai puhul, et Ukraina tähistab teise maailmasõja lõppu, kus Ukraina kandis väga suuri ohvreid täna, et tervitada siis Vladimirit 9. mai puhul ja siis saab lugeda seda, et mida Putin ütleb
ütlemata jätab oma kõnes ja milline on siis layout või väljapanek relvasüsteemidel ja mida see diktori hääl ütleb. Aga see Venemaa eesmärk on näidata, et ta on sõjaliselt väga jõuline riik ja seepärast on ka siis toodud tankid, droonid ehk mehitamata lennuvahendid ja raketid, ballistilised raketid, mis võivad kanda tuumalõhkepäid, et need on siis selle jõu näitamiseks toodud Punasele väljakule. Terve maailm kardab, et siis meid austatakse. See on niisugune äraspidine Kremli mõtlemine. No vaatamata sellele, et Moskva õhukaitset on tugevdatud, suudetakse sellega ikkagi kaitse kogu Moskvat, sest siiamaani on ju ka Punane väljak on ju suhteliselt kaitstud olnud, aga eeslinnadele saavad ukrainlased pihta, et ega vist seekord ka ei suudeta kogu Moskva territooriumi kaitsta. Ega siis iga meetme vastu on alati olemas vastumeede ja mis on olnud venelaste väga suur hirm, on olnud, miks nad on eelmistel, ütleme, mõnel puhul on jätnud ära õhuparaadi, et äkki lastakse mingi asi alla ja seda mingit asja saab alla lasta ju kantava seadmega, õlat lastava seadmeta ja see oleks Venemaale muidugi väga suur häbi ja see näitaks ka Vene eriteenistuste ja eriti FSB totaalset läbikukkumist, et selles mõttes sellise paraadi korraldamine sõja ajal, kus Venemaa teab, et Ukraina on välja töötanud juba erinevad droonid ja raketisüsteemid, mis ulatuvad ja katavad suurt osa Venemaa territooriumist, et on muidugi suur risk. Aga nüüd on see Ukraina kaalutlemine, et mida nad ja kuidas nad teevad ja tegelikult see vahendustegevus ja poliitiline läbirääkimine ja surve käib, et seal Hiina ja India juba räägivad ameeriklaste ja ukrainlastega, et jumala pärast midagi ei juhtuks, et see Vene tuumaähvardus kahjuks ikkagi töötab. Venelaste asemel ma ülemäära enesekindel ei oleks, et kuskilt nad mingit laksu ikkagi tõenäoliselt saavad. Lõpetuseks, et tulla ka korra selle vaherahu või relvarahu või lõpliku rahu juurde tagasi. Maavarade leping USA-ga on alla kirjutatud, aga relvarahule või vaherahule või vaherahule ei ole ju eriti lähemale jõutud. No ei, siin Putin nagu üritas ja see oli ka ikkagi nagu analüütikud targalt ütlevad ja mul ei jää midagi muud üle kui nõustada, et see oli ikkagi see suur hirm, et äkki 9. mai rikutakse ära. Ja et sellepärast seal midagi humanitaarsetest kaalutlustest räägib ja selle ammustati kohe lahti öelda, et nalja teete, 30 päeva hakkame peale. Ja nüüd ka eile Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance ja rahandusminister ikkagi esinesid üsna, ütleme, realistliku, mitte teravate avaldusega, ütlesid, et Putin venitab. Ja see on see mäng, et kui ameeriklastel on kiire, siis tulevad muudkui nõudmised, mis põhimõtteliselt tähendaks Ukraina kapituleerumist, Venemaa sanktsioonide mahavõtmist ja pluss veel mingeid nõudmisi näiteks USA vägede kohaloleku kohta Euroopas, mis ei ole Euroopa riikidele absoluutselt aktsepteeritav. Aga hea uudis on see, et ametisse sai uus Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja ta ütles, et ta üsna pea läheb kohe Ukrainasse ja me oleme tundnud Saksamaa juhtivast rollist Euroopas puudust. Prantsusmaa erinevatel sisepoliitilistel põhjustel on ikkagi nõrk ja nüüd, kui Saksamaa tõmbab selle
mootori käima, et me saame oma kaitsevõime üles ja siin Mertsi parteil küll ei ole mingeid illusioone, et Putin ei tohi Ukrainas võita. Peeter Tali, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.